on aeg tunnustada Klasiliiga uuringus parimat treenerit Urmas Kirs. Alari Saar, 2-1 kaotus. Kuidas kirjeldad tänast mängu? Ütleks nii, et mängisime teistsuguse formatsiooni, kuna paljud põhimehed olid puudu. Sellest tulenevalt pidime mängima nagu kaitses 5 kaitsega ja eks ta oli veidi harjumatu, aga endal olid head ja ise ära ei löönud ja siis olid vastased. Kas jalgpall on suvel hea treenida võrkpalli hooajale? Eks ta ikka on hea, jah. Vähe lihtsam tulla võrkpalli mängima, kui on jalgpalli põhi all, aga eks vigastustoht on ka siin kindlasti suurem kui võrkpallis. Ise mängid Rakvere võrkpalliklubi all ka uuel hooajal. Kuidas oli tunne mängida siis Rakvere klubi vastu kui jalgpallis? Kuule, ikka on hea, oleks võid ka veel tundnud, oleks veel magusam olnud, aga mis seal ikka peab siis võrkpallis need Rakverega võidud ära võtma. Kuidas te üldse sattusite Rakvere mängida? Siin enne jaanipäeva tekkis läbi Auguri liikme kaudu võimalus mängima tulla. Avaldasin soovil suurt jälle mängida. Tegelikult tuli jutuks üldse saunasse. Et saunas rääkisime ja
siis ütles, et Rakvere oleks üks võimalus ja ütles, et no miks mitte, et Rakvere selline hea sportlik sats ka, et alati vihaga peal ja tulevad kõiki mänge võitma ja alla ka ei anna, et mulle sobis. Mis sõnadega võtaksid tänase mängu kokku? Raske. Esimene poolega oli meie mäng, mängisime maast, võib-olla oleks pidanud kauem isegi hoidma palli, et liiga palju peksime pikka, aga teine poolega lasime vastased liiga mängu sisse. Oleks pidanud ise ees ära lööma paar võimalust ja oleks mängu ära lõpetanud, aga lõpus viimased 15-20 minutit oli rabistamine ja lõid ühe ära ka meile, et oligi raske lõpuks. Mis tunne oli täna mängida esimesel poolajal poolkaitset, kui oled harjunud Paides mängima keskkaitses? Natuke oli jah, raske oli. Polnud harjunud sellise koha peal, aga väga midagi hullu ei olnud, et sain ikkagi keskel olla, oli veits kõrgemal, aga polnud midagi hullu, et sobis, ma arvan. Aitäh ja edu! Aitäh!